No nii, ma arvan, võime alustada, kes veel hiljem siis liituvad. Kes pole nüüd varasematel webinaridel olnud, siis tutvustan ennast. Mina olen siis Marek Laanist, olen BankUpi ärijuht. Ja enne kui asja juurde asume paari sõnaga korralduslikust poolest. Ekraani paremalt leiate sellise koha nagu chat, et sinna võite täiesti julgesti selle tänase teema kohta küsimusi kirjutada. Ja siis, kui ma olen kõik ära rääkinud, siis võtan küsimused ja vastan nendele. Ja märkmeid otseselt tegema ei pea, sest et webinari me salvestame ja pärast webinari siis saadame selle salvestuse teile kõigile siis meilile. Aga alustame. Tänane teema siis, kuidas siis BankUpis arvet tuua vähem kui 1 minutiga. Et siis mis siis selleks siis tegema peab. Et tegelikult on siis kõige selle võtmeks siis BankUpi siis ettevalmistus. Ja siin on välja toodud siis meil 4 sellist olulisemat seadistust, mis võiks siis eelnevalt tehtud olla. Võib-olla siit lugedes tundub see, et toimub palju ja kui keeruline, aga tegelikult on see imelihtne, seda kohe ka hetke pärast näitan. Aga esmalt siis tuleks siis täita ettevõtte andmed. Seal on juba enamus andmed küll täidetud, aga mõningaid andmed võib sinna veel lisada. Siis võiks ära seadistada oma arve-eelistused. Millisena tahaksite, et see arve välja näeb, mis info seal peal võiks siis olla, mida te oma klientidele saadate. Ja siis kindlasti tootekataloog ja teenused. Et see tuleks kindlasti siis luua, et oleks kiire ja mugav neid koheselt siis arve peale lisada. Neid saab ka jooksvalt, kui on mõni uus toode ja seda ei ole veel kataloogis, saate ka arvet tehes seda lisada, aga siis jällegi natukene võtab rohkem aega. Ja võib-olla 4. siis kõige olulisem on siis, et oma klientide nimekiri, kellega te siis igapäevaselt töötate ja kellele te arveid koostate, et klientide nimekiri oleks siis juba eelnevalt teil olemas ja saate sealt kohe kliendi valida, kelle siis arve teete. Ehk et need oleks 4 sellist sellist seadistust, mida siis soovitaksin ära teha ja siis juba on see arve tegemine tõepoolest siis võtab aega alla minuti sisuliselt. Nii, aga nii palju siis teoreetilises pooles kohe näitame, kuidas see siis praktiliselt siis käib. Nii, siin on meil siis meie 11 ettevõte ja liigume siis siit alt menüüst kõigepealt siis seadete peale ja avan siis ettevõtte andmed. Siin on siis eelnevalt kui te olete juba ära registreerunud, on teil ettevõtte põhilised andmed kõik olemas, siin aadressid ja reknumbrid, firma nimi ja kui olete käibemaksukohuslane, siis ka käibemaksukohuslase number. Aga võib-olla soovite siia veel lisada näiteks ettevõtte veebilehte, telefoninumbrit, meiliaadressi, et kuvataks kõik teil hiljem siis näiteks arvel. Ja siia alla siis soovitan kindlasti ka panna ka siis pangaandmed, siis pangakontod ja IBANid. Ja et arvega veel võib-olla kenam välja näeks, siis saate ka siia oma ettevõtte logo näiteks panna, et see on lihtne, kui on see arvutis olemas, lohistate lihtsalt siia aknasse selle ja on ta teil olemas. Ja siit siis salvestate siis seadistused. Nii, läheme edasi. Järgmiseks siis tuleb avada siis müügiarvete saatmine ja selline koht nagu koostaarved BankUpis. Siin on siis, kõigepealt on siin üleval niisugune vaikimise kommentaar arvetel. See asub siis arve, ma pärast ka näitan arve siis üleval osas ettevõtte siis andmete all. Et seda saate siia saate siis püsivalt mingisuguse märke või teksti märkida, aga seda saate ka arvet tehes ka muuta.
sest ma olen kokku puutunud, et on ettevõtted, kelle arve saada, kes tahab näiteks, et märgi mulle sinna, et näiteks see või see kulukoht, et pane selle näiteks osakonna number sinna, siis võite selle vabalt sinna näiteks panna, et see on kohe arvel siis kuvatud. Siis järgmiseks üsna oluline on arve nummerdamine, et arveid saab siis nummerdada manuaalselt, kirjutate arvenumbrid, peate ise seda järjekorda, aga on ka automaatne nummerdamise süsteem. Siin on meil kenasti juba aktiveeritud nii arvete puhul, krediitarvete puhul kui ettemaksuarvete puhul. Ehk et siin on siis, hakkab see siis automaatselt siis jooksma. Nii liigume allapoole ja siin allpool on siis nüüd see lisateave, mis läheb siis arve siis alaossa, alusesse, kuhu siis saategi aktiveerida see, mis te eelnevalt seal ettevõtte seadetes märkisite, näiteks ettevõtte meiliaadress, telefoninumber, veebileht, et kui te siia Linuxi panete, siis kõik seal allpool kuvatakse ja siis siia saate veel mingid lisateavet panna, mida siis iganes soovite. Ja siin on siis ka veel see ettevõtte IBAN välja toodud, ehk et eelnevalt, kui te selle ettevõtte all nad ära märkisite, siis see veel ei tähenda seda, et need kuvatakse sellel arvel, vaid siit te saategi nüüd valida, kui teil on näiteks üks või rohkem IBANit, näiteks seal olime 4 IBANit pandud, me siin antud juhul valisime 2, siis need 2 IBANit, mida me tahame, et meil arvel kuvatakse, siis need tuleb siia siis märkida. Siis need on siis samamoodi siis arvel siis olemas, aga need peavad siis kindlasti olemas olema, sellepärast et muidu ei tee kliendid teile siis arved tasuvad. Nii, järgmine on siis tootekataloog, mis on ka siin sama müügiarvete seadete kõrval kohe. Siin oleme siis juba loonud 2 sellist testtoodet. Siia saate neid siis lisada siis nii ühekaupa, minnes siia alla, kui ka siis saate neid siis alla laadida siis Excelist importmalli kaudu. Et see on kindlasti niisugune soovituslik, et proovige enda selline mõnus tootekataloog siia luua, et see muudab märksa lihtsamaks teil selle arve tegemise, mida ma siis hetke pärast kohe näitan. Nii, järgmiseks näitan veel ära, näiteks siin all on käibemaksumäärad, mis on täna aktuaalne teema. Ehk käibemaksumäärasid on siin erinevaid, aga kuna me teame, et täna sellest aastast on siis meil uus käibemaks 22%, kui te soovite, et see kogu aeg automaatselt arvel kuvatakse, siis läks siia kastikesse, kus on vaike seada teha linnuke. Aga te saate ka seda ka arve peal täiesti jooksvalt muuta ja saate ka teisi käibemakse sinna jooksvalt lisada. Aga et see, kui see on nagu põhiliselt igapäevaselt see käibemaksunumber siin kasutusel, siis kindlasti pange see vaike seadele see kirja. Nii, ja võib-olla viimasena siit seadistuste alt ma näiteks veel arve osas ära, et on meil arvekujundus. On siis 2 arvekujundust. Te saate siis valida, kas niisugune tumedamate joontega selline arvekujundus või siis selline heledam variant, et see on täiesti maitse asi, kuidas kellelegi meeldib. Siin hetkel ei tasu tähele panna seda BankUpi logo, mis siin arve peal on, kuna siin on lihtsalt ta välja nagu toodud, aga tegelikult seda siin arve peal kuvama ei hakata, et siin tuleb teie ettevõtte logo. Ehk et jah, siin saate siis valiku teha, et kumb siis paremini sobib. Nii, ja viimaseks siis, nagu ma ka seal slaidil näitasin, on siis kliendid ja tarnijad. Ehk et kindlasti oleks hea luua endale oma klientide eest ja tarnijate siis nimekiri. Seda samamoodi saab ühekaupa siin luua ja saab ka samamoodi siis jällegi Excelis siis importmalli kaudu siis alla laadida. Kui te hakkate nüüd üksikult mõnda uut klienti looma, siis ütlen nii palju, et meie sellel kliendikaardil on küljes ka äriregistri liides, mida soovitangi kindlasti kasutada. No näiteks, kui ma võtan siin praegu
näiteks Tallinn või Tallinna, siis ta juba korra mõtleb ja annab kõik, mis on sellega seonduvad, näiteks siin asutused. Ja nüüd, kui siis soovite siit näiteks valida Tallinna 32. keskkool, vajutate siia peale ja siis juba automaatselt, kui salvestate selle, juba automaatselt tekivad kõik olulisem info sinna külge, kaasa arvatud arvekanal, siin ongi kirjas, et kas kirjutada üle, siis vajutate, et kirjutan kanali üle, siis automaatselt tuleb siia juba e-arve kanali külge. Nüüd vaatame kohe. Siin on näha Tallinna 32. keskkool ja e-arve kanal on kohe küljes. Kuna on avaliku sektori ettevõte, siis tuleb ka automaatselt sealt registrisse külge. Ehk et kindlasti, kui te hakkate kliente sisestama, ärge hakake seda käsitsi ise täitma, seda kliendikaarti, vaid trükkige lihtsalt selle ettevõtte nimi sinna ülesse kastikesse ja äriregister annab teile kõik andmed sinna külge lihtsalt salvestada. Ja nii lihtne see ongi. Nii, nüüd on kõik need esmased seadistused tehtud ja nüüd võib hakata müügiarvet tegema. Näete müügiarvet alla, loo uus arve, automaatne numerdussüsteem on sisse lülitatud juba, siit valin kohe kliendi, võtan meie teist kliendi, siit valin impordi tootekataloogist toode, valin selle toote näiteks. Kui soovite mitut toodet ühele arvele panna, linnutate mitut toodet ära, lähevad need kõik tooted korraga sinna arvele. Nii toode on siin olemas ja põhimõtteliselt ongi arve nagu valmis. Siin on nüüd see kommentaari osa, seda saate ka muuta, saate selle ära kustutada, mis te eelnevalt olite seadistanud, saate näiteks selle arvele mingi teise selle panna, aga see algne siis nagu, mis teil oli, see siis jääb ikkagi salvestatuks. Nii, arve on valmis põhimõtteliselt, ma arvan, selleks ei kulunud praegu minutitki. Ja siin üleval on siis kaks nuppu, on salvesta saada. Kui soovite kohe kliendile ära saata selle arve, siis vajutate salvesta saada. Aga kui soovite pilgu peale heita, milline see arve siis välja näeb, kas kõik on korrektne, siis vajutate salvesta. Läheb mõni sekund aega. Ja nüüd ma saan selle juba siit avada. Ja siit ma kohe näen. Siin on kenasti ettevõtte logo ja kõik andmed siin on siis all see päis, kus on see lisateave kõige ettevõtte kohta ja siin on nüüd see kommentaari lahter, kus saate vaba tekstina, mida teil just hetkel vaja on sinna siis lisada. Üks võib-olla väike tähelepanek, mida praegu märkate, et kuna meil arvet välja saatud, siis ei ole ka dokumendi numbrid siin kirjas. Sellega on nüüd selline lugu, et kui teil on aktiveeritud automaatne nummerdamise skeem, siis dokumenti number tekib pärast seda, kui te saadate selle arve välja. Kui aga te panete ise arvenumbreid, ehk et teil on see välja lülitatud, siis on enne väljasaatmist teil juba see number siin tegelikult näha. Ja ega ei olegi muud, siin on ka näha, et ettevõttel, mille me saadame, on e-arve kanal aktiveeritud ja saadame lihtsalt arve välja ja ongi korras. Nii lihtne see tegelikult ongi, et mitte midagi keerukat, lihtsalt vaja mõni minut aega võtta, need seadistused ära teha ja teie töö on väga lihtne ja kiire arvete koostamisel. Seega ei ole mingit probleemi. Nii. Aga nüüd ootaks teiepoolseid küsimusi. Vaatame kohe, kas on see küsimusi tekkinud. Kas ma saan klientide nimekirjast lihtsalt üles laadida või on vaja need just backup'is luua? Ei, seda saab ka üles laadida, sealt see koht ma näitasin, kus saab siis klientide nimekirja
siis laadida otse siis BankUpi keskkonda, aga lihtsalt juhul, kui teil jooksvalt tuleb mõni uus ettevõte, siis saate sealt siis jah, seda käsitsi luua. Kas muid arveid saab ka saata või ainult e-arveid? Ei, ikka. Kõike saab saata e-arvekanalisse, saata rahvusvahelisse e-arvekanalisse ehk PEPPOLisse, saab saata meilile, saab ka välja printida, nii et kõik võimalused on arvete saatmiseks olemas. Nii, kas tuleb veel küsimusi? Kui küsimusi väga ei tule, siis tundub, et teema oli vist lihtne. Et tegelikult on nii, et kui peaks hiljem küsimusi tekkima, siis võite julgelt mulle meili peale saata ja ma saadan teile siis vastused, et küsimused vastusteta ei jää. Ja nagunii, nagu ma enne ütlesin, et saadame teile ka meili peale selle webinari salvestuse. Aga tundub, et rohkem vist hetkel küsimusi siia tulemas ei ole. Seega siis mina tänan ja kohtume siis juba järgmisel webinaril 15. veebruaril. Siis ma räägin juba ostuarvetest BankUpis, miks ja kuidas, et tulge kindlasti kuulama. Mina tänan ja ilusat päeva.